Jah, emme. Ja ka teie ise, kas kõik vajalikud asjad on kohvrisse pandud? Jah, ma võtsin oma lemmikmängud ka kaasa, et meile vamase juures igav ei hakkaks. Igav? Vanaisa juures ei ole kunagi igav. Seal on teil kindlasti väga tore. Tore oleks, kui sina ja isimehega koos maale jääksite. Seekord ei saa. Me läheme isaga väikesele reisile. Aga 2 päeva pärast me oleme tagasi ja me tuleme teile kindlasti järgi. Ma hakkan sind väga igatsema. Mina igatsen sind juba praegu. Mina hakkan teid ka igatsema. Aga ma olen kindel, et ei pane tähelegi, kuidas nüüd 2 päeva mööda lähevad. Ja mine tea, äkki te ei taha pärast linnagi enam tulla. Aga nüüd mu linnupojud on aeg magama jääda. Hommikul, kui üles ärkate, lähete bussi peale ja buss viib teid otse vanaisa maja värava ette. Laps ju kasvab oma kodus ema isa juures. Linnukoju sirgupesas tahab saada suureks. Olgu laps või olgu lind, olgu linnukoju. Palju armastust on vaja igaühe koju. Mina olen emme linnukoju, nii ta ütleb mulle. Olgu olen linnukoju, kaitsu koetsu sülle. Mina olen emme linnukoju, nii ta ütleb mulle. Olgu olen linnukoju, kaitsu koetsu sülle. Minul lapsel igal linnul mõttes omad soovid. Kord ma rändan, kord ma lendan, pesast välja proovin. Olgu laps või olgu lind, olgu linnukoju. Palju armastust on vaja igaühe koju. Mina olen emme linnukoju, nii ta ütleb mulle. Olgu olen linnukoju, kaitsu koetsu sülle. Mina olen emme linnukoju, nii ta ütleb mulle. Olgu olen linnukoju, kaitsu koetsu sülle. Nii, jah, see käis kuidagi niimoodi, see peaks liikuma, jah. Töötab küll, see on korras, väga hea. Kui ma vaid teaksin, mida tänapäeva lapsed, eriti veel linnalapsed, mängida armastavad. No, pall on mul olemas, pall on hea. Palliga saab igasuguseid toredaid pallimänge mängida. Nii, hularõngas on mul ka. Minu memm hullab sellega igal hommikul. No, selline puusade jonksutamine, see peaks ju neile meeldima küll, see on see tüdrukute värk ikkagi. Ei, minul ei tule see välja. Aga minul ei peagi tulema. Mina olin vanasti väga kõva keksutaja. Keks, õige, veel üks mäng. Keksu tuleb ka mängida. Mida veel? Oleks mul, hüppenööri. Oleks mul hüppenööri, siis saaks ka hüppamist ka teha. Aga kust ma selle hüppenööri võtan? Memmel ka ei ole hüppenööri. Vanaisa! Tere, vanaisa! Tere, kullakesed! Oi, kuidas te olete kasvanud. Kuidas teil bussisõit läks? Hästi, nii huvitav oli aknast välja vaadata. Küll on hea, mul on nii hea meel, et te tulite maale mulle külla. Ja mis veel kõige parem, me saame siin koos veeta lausa 2 päeva. Aga mida me maal tegema hakkame? Vaat see on hea küsimus. Aga mida te teha tahaksite? Muideks, mul on olemas pall. Näe, pall, seda saab palli mängida, siis me võime teha siia keksu, saame keksu hüpata. Palli me mängime linnas. Keksu hüppame ka linnas. Ema ütles, et maal saab hoopis teistsuguseid mänge mängida. Te tahaksite siis olla nii nagu päris maalapsed?
noh, mul pole selle vastu midagi. Teeme siis nii, et paneme need kotid sinna pingi juurde ja lähme aeda kõigepealt lilli istutama. Oot, ma võtan ka midagi, anna võtta selle raske koti. No, palun. Ja siis lähme vaatama, kuidas mesilased toimetavad. Ja õhtul, kui me mets sööme, siis teame ju täpselt, kuidas see mesi laua peale tuleb. Nii, lähme siit, tulge minu järgi. No, aed on siin.
oot, kohe saan ma teid kätte, vot sinu saan kätte kohe. ei saa, Nii. ma olen sinust kiirem. No siis ma saan sinu kätte vähemalt. Eks te proovi? Teil on õigus. Te olete nii võledate jalgadega, et mina vana mees teid küll kätte ei saa. Olgu pealegi. Vaatsab nüüd isegi higi välja juba. minul hakkas ka palav. Peaksime vist duši alla minema. Duši alla maal? Maal ei käida duši all, maal käiakse meres. Kas me siis tohime merre minna? Mitte tohid, vaid maalapsed lausa peavad meres käima. Ja me võime vees olla nii kaua, kui tahame. Minu arust küll. Aga üks väike tingimus siiski on. Kui te veest tulete välja, siis peate tegema kõvasti sporti, jooksma ja hüppama, et kurk ei jääks valusaks. Olete nõus? Jaa. Mul on teile midagi täiesti juhuslikult. Nii, palun, pärast võite vahetada ka. Nii, ja nüüd lapsed merre. No näe, vana on kaste kandnud siia unustada. Aga mine ette ära. Ma läheb kohe merre.
ja lapsed, kas te teate, mis asjad need siin minu käes on? vaata väike, see on lepatriinu. jah. aga teisi putukaid ma ei tunne. Need teised kaks, need on kiilid. Kiilidel on pikad ja õulised tiivad ja neil meeldib väga mere ääres tiirelda. Näe, võta üks ja sina võtad teine. Nii, muideks, tegelikult muidugi need on tuulelohed. Ja neid me läheme täna teiega koos lennutama. Tavaliselt tehakse tuulelood ikkagi pulkadest ja paberist, just nimelt. Aga mina leiutasin täiesti uued tuulelohed, putukalohed. Nendel on kehaks seal õupall, et me sellise tuulevaikse ilmaga nagu täna saaksime ka lohesid lennutama. Kas läheme lohesid lennutama? Jaa! Vaadake, et lohed teid endid minema ei vii. Nii, Lähme! mere äärde. Kahe penni eest paber ja niit ja ei möödu tunnikest viid. Kui on valmis sul lohe, mis taeva tantsima kipub su käest, hoia vaid kõigest väest. Ruttu lohed sa kõrgele lennuta taevasse ja siis veel kõrgemale. Lööb laulu taeva äär, heliseb atmosfäär, lohed meid sinna viib. Ja kui kolegi mõnikord tuul, ärgu naer sul kadugu suul. Või kui kuri tuul tormates mõtleb rebida lohed su käest, hoia vaid kõigest väest. Ruttu lohed sa kõrgele lennuta taevasse ja siis veel kõrgemale. Lööb laulu taeva äär, heliseb atmosfäär, lohed meid sinna viib. Ruttu lohed sa kõrgele lennuta taevasse ja siis veel kõrgemale. Lööb laulu taeva äär, heliseb atmosfäär, lohed meid sinna viib. Kavaisa, vaata, minu kiil ja sinu kiil justkui tantsivad koos. Ja meie kiilid tantsivad nagu koos, see nagu päriselus. Päriselus on samamoodi. Kui nüüd vaadata kiilide lendamist, siis on selline tunne, nagu nad tantsiks mõnda pidulikku ja uhket tantsu. Alguses liuglevad, jah, siis hüppavad koha peale, keerutavad, nagu päris. Muide, kui meil õnne on, siis me näeme äkki päris putukaid ka. Minu lepatriinu lohe lendas ära. Lendas ära, kuhu? Sinna poole või? Vist sinna. Jah, lähme vaatame, püüame ta kindi. Võib-olla ainult. Kord lõhnavas salus sõbrannad kilp alusta, tulgu sest algamas pall. Ja ööpäeva kestel seal kilpsu orkester siis mängis, sest oli ju pall. Suuri on siin,
vaatab kaljalt, kui salvõmu küllas on käimas suur suvine pall. Suvi on siin, su laulus nüüd kajamas ei tulnud praegu ei saanud kätte. ma ei saanudki oma lebatriinulohet kätte. Ei saanud, et pole midagi, teinekord teen sulle uue. Ui, vaata, Elisabeth, üks päris lepatriin on sinu käe peale maandunud, näe. tema kuue peal on 6 musta täppi. ta on nii ilus. No, sina vist meeldid talle ka, miks ta muidu sinu käe peale tuli? ma näen sinu lebatriinulohet ikka veel. minu ja vanaisa kidid lendavad talle järele. Ja. Vanaisa, Oi, nii. mis sa arvad, kuhu meie lohed lendavad? Mina arvan, et lohed lendavad, see tuul viib nad kaugele sinna metsa taha. aga mis seal metsa taga on? Ahaa, mis metsa taga on? Metsa taga on majad ja maad ja inimesed elavad seal nagu siingi, on alati elanud. Muide, tulge, minu vanaisa elas ka seal metsa taga. Vanaisa, seal oli üks suur mõis, see mõis on praegu ka alles. Ja vanaisa elas väikeses majas kohe veski kõrval. No see on see vana tiibadeta veski, kus vanaisa siis külarahvale jahu jahvatas. Jah, nii. Ja seal oli nii, et need kaerajahu ja tegi igasuguseid jahusorte ja siis ja muideks, kui seal on väga põnev, nii et kui ükskord läheme sinna, ma näitan teile, mis seal metsa taga on. Istus maast
oli üks vahva raamat. oli küll jah, ja muideks, kui mina alles väikene poiss olin, siis mulle meeldis väga koos vanaisaga veskis käia. jah, vanaisa jahvatas seal rukkist leivajahu ja nisus tegi seal saia ja pannkoogi, ise oli jahu koos nagu toit. kas sa siis kartsid oma vanaisa? ei, kartun, mulle tegi nalja, sest ta nägi välja nagu lumevemm. aga kui päris aus olla, siis mõnikord oli vanas veskis päris hirmus küll. siis, kui pimedaks läks. kas veskis elasid kummitused? no vaata, mina väikese poisina arvasin küll nõndamoodi, sellepärast et see vana veski nagises ja naksus ja tegi igasuguseid hääli. kusagil läks uks lahti. siis mingi luuk käis lükk ja siis seintel olid varjud ja vanaisa vari oli nagu hiiglane ja nurgas kössitasid jahukotid nagu sarvikud. mina muidugi arvasin, et need on kummitused. kas olid siis kummitused? mina arvasin niimoodi, kui ma väike poiss olin, aga vanaisa ütles, et kummitusi ei ole olemas. lapsed mõtlevad need siis välja, kui kardavad pimedust. jah.
ärge kartke, sest tegelikult ei ole kummitusi olemas. ma kardan neid ikka. ma olen mõnikord voodis üles näinud, et keegi minu toa akna taga lehvitab. Tõsiselt? No aga te elate ju 3. korrusel, see ei ole võimalik. Kuule, ütle, kas see juhtub siis, kui väljas paistab kuu ja puhub kõva tuul? jah. Kuula nüüd, need on puuoksad, mis akna taga vastu akent kraabivad. Mõelge ise, kui kostub mingi võõristav hääl või mingi kolks või siis hakati mõtlema, et need on kohe kummitused. Vaadake, inimesed, kui nad ei näe hääle tekitajad, nad hakkavad igasugust jaburisi välja mõtlema. Ja nii sünnivadki kummitused, aga tegelikult ei ole kummitusi olemas. Vaadake, lapsed, päike hakkabki metsa taha vajuma. Aeg on vist unemaale rännata. kas sa meile unejuttu räägid? Jaa, muidugi ma räägin. Nii, tulge nüüd ilusti siia. Ma räägin teile natukene uuema aja ja natuke vanema aja muinasjuttu. Pange tekk ilusti peale ja niisiis. Ühe kauge metsa taga elasid kord Taat ja Eit. Neil oli suur aed. Nad kasvatasid seal lilli ja igasugused köögivilju. Kõige rohkem meeldis vanaisale kasvatada kõrvitsaid, sest kõrvitsad kasvasid selle maa peal väga suurteks. Muideks, üks kõrvits kasvas nii suureks, et kui vanaisa läks seda tõstma, siis ta lihtsalt ei jõudnud seda kõrvitsat üles tõsta. See oli nii raske. Siis läks vanaisa ja kutsus endale appi memme. Läksid kahekesi kõrvitsa juurde, haarasid kinni, aga kõrvits oli nagu klambriga vao küljes kinni. Siis läks vanaisa ja kutsus endale appi Miia. Miia oli tulnud just vanaema ja vanaisale külla. Läksid kolmekesi selle kõrvitsa juurde. No, kõrvits oli vahepeal kasvanud ka. Tõmbasid, tõstsid. Ei, küll see oli jonnakas kõrvits. Siis otsustas vanaisa kutsuda appi veel ka Elisabethi. Tema oli ka külla tulnud. Ja neljakesi võtsid siis kõrvitsal ümber kinni ja hakkasid tõstma. Oi, kuidas nad pusserdasid, aga kõrvits ei liikunud paigast. Siis ei jäänud vanaisal muud üle, kui kutsuda appi uneratsu. Uneratsu tuli, tonksas oma ninaga kõrvitsat ja enne imet. Kõrvitsa väädid pääsesid valla ning kõrvits veeres peenralt minema otse keldri ukse ette. Vanaisal oli hea meel, et tal nii tublid abilised on ja töö sai tehtud. Ta pani Elisabethi ja Miia uneratsu turjale ja saatis nad unemaale. Kaukemale
ma arvan, et täna tuleb ka üks väga ilus päev. Vaata, mis need sõbrakesed seal teevad. Hallo, sõbrakesed, aeg on ärgata, äratus. tere hommikust. tere hommikust, vanaisa. Tere hommikust, kuidas magasite? hästi. Nii, täna hakkame kindlasti midagi väga põnevat tegema. Oot, aga enne teeme natukene, võtame pruukosti, sööme hommikul. Muide, mis teie ema teile hommikuti tavaliselt teeb? Krõbinaid, müslit. jogurtit. Ahaa, vaat minu kapis selliseid asju ei ole. Aga teate mis te arvate, kui teeme siis hoopis sööme õues ja teeme pikniku? hea plaan. See on hea mõte, jah, nii, aga kas vahepeal niimoodi ka on, et teie teete oma emale, katate laua? jaa, siis kui emmel on sünnipäev. ja kui on emadepäev? Ahaa, ja mis te talle siis sinna laua peale panete? ilusad täppidega tassid. isa teeb emale kohvi ja meile teed. koogi paneme ka. selle teeme eelmisel õhtul salaja valmis. Ai. No mis te arvate, kas emal on siis väga rõõmus meel või? jah, tal on väga hea meel. tõesti. No see on ju tore, vaatame, mis meil siin on. Vau. Nii, midagi kuliseb sees. kas ma tohin tassi tõtta? Enam polegi nii kuum. Enam ei ole nii kuum, juba täitsa hea. Nii kallid lapsed, kuna minu kapis krõbinad ei kasva ja krõpsud ka ei kasva, siis täna hommikuks vanaema tegi teile midagi muud. Mis te arvate, mis memm teile tegi? Ma ei tea. Ma annan teile vihje. Selleks, et seda asja valmistada, läheb vaja midagi, mida jahvatatakse veskis. Jahu! Jahu on õige vastus. Nii, et selle asja tegemiseks läks tarvis jahu. Mina arvan, et vanaema küpsetas meile pannkooke. Kuidas sa ära arvasid? Väga lihtsalt. Sellest korvist tuleb nii head pannkoogi lõhna. Õige. Vanaema tegi meile pannkooki ja mida me pannkoogi peale paneme? Moosi. Jah. Moosi on ka üks võimalus, aga meie ei pane moosi. Muide, tuletage meelde, kelle toimetusi me eile aias jälgisime, kes lendasid õielt õiele, kogusid nektarid ja tegid selles... Mett! Just, meie sööme täna pannkooke meiega. Ja. Muide, kas te teate, maal süüakse kõike, mis tuleb enda talust või naabertalust, mitte nii nagu linnas, kus tuuakse toit kohale lausa maakera kukla poolt, näiteks Austraaliast. Täpselt. Just. Nii, paneme. Ema teeb köögis süüa, valmi margariinist, taima taime õlist, korsid on otse viinist. Kartul on Kammimaalt toodud, leib pärit Londoni linnast, kaasistab vana ema kohvukirega kinnast. Kaaske,
lubasin, et täna teeme ka koos teiega midagi põnevat ja ma mõtlesin välja, et me võiksime täna minna matkama. Mina pole mitte kunagi matkamas käinud. Noh, Mis ütleb, et ma olen matkamiseks liiga väike? tõuse püsti korraks, ma vaatan kohe. No näita, kas sa oled ikka väikest. Tõuse püsti nii. Mulle tundub, et sa oled oma esimeseks retkeks paraja pikkusega. Nii, lähme siis matkama, jah. Aga vanaisa, Jah. kas me matkame auto või bussiga? Ikka ei. Meie kõige paremad matkasellid on ikkagi need, kes jalgsi matkavad. Sellepärast, et siis näeb ja kuuleb kõige paremini ja saab kohe kinni pidada, kui on vaja midagi uurida või avastada. Mul on selline ettepanek, et kõigepealt lähme otsime üles kukepüksid, kanavarbad, pääsusilmad, kassikäpad. Ja just, siis lähme kuulame metsas, mida räägivad linnud. Pärast lähme jõe äärde, võtame õnge ka kaasa, äkki saame mõne särge poja meie Kiisule. Kuidas mu plaan teile meeldib? Hea plaan. Hea plaan, nii. Ja puhuks, et kui kõht läheb meil tühjaks, pane pannkoogid ka sinna seljakotti. Kui oleme valmis või? Jaa. Niisiis, minu järel seljakotid selga ja lähme. Marta selg. Matkama nüüd otse lähme, kui käes on suvekuu. Taas tuleb taevas ju päike ja rõõmsad laulud suud. Hallo, 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 hallo. Ootavad tundmatud linna, neid kutsub mets ja maa. Kui tahad matkama minna, siis tule meiega. Hallo, 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 hallo. Märka ja vaata ja kuula, siis imet näha saad. Maailma meie ees valla, kui lahkelt tervitad. Hallo, 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 hallo.
üksinda ma kõnnin metsas ümberringi kuused kaasas, orav istub männi otsas, linnukene siiristab. Titiri-titiri-titiri-titi, see linnukene laulab nii. Titiri-titiri-titiri-titi, ta laulab nõnda õhtuni. Jänes istub põõsab ilus Reinu vaader künka taga, küll on metsas olla ilus, linnukene siiristab. Titiri-titiri-titiri-titi, see linnukene laulab nii. Titiri-titiri-titiri-titi, ta laulab nõnda õhtuni. Läbi metsa voolab hooja, hoojas valad hõbedased, kuuserad lindupoojad lõbusasti tiuksuvad. Titiri-titiri-titiri-titi, see linnukene laulab nii. Titiri-titiri-titiri-titi,
olete? siin. Ma juba mõtlesin, et olen teid matkamisel ära kaotanud. Kuidas meeldis? tore oli. Teate, ma pean teid kiitma. Te olete ühed väga vahvad matkasellid. Ja nüüd te kindlasti olete rampväsinud. mitte sugugi. meil ei olnud aega ennast väsitada. meil oli kogu aeg nii põnev. näiteks mina polnud kunagi näinud, kuidas linnuema oma poegi toidab. See oli põnev. või kuidas sipelgad okastest pesa ehitavad. mina ei teadnudki, et jänestel on oma kapsaaed. No näete, kui palju põnevaid asju me praegu avastasime. miks nii on, et linnas on lastele kõik vahvad asjad keelatud? midagi ei tohi puutuda, kuhugi ei tohi üksinda minna. Tead, mis see tähendab või? aga sina pole meid kordagi keelanud. Teate, mis see tähendab, tüdrukud? See tähendab seda, et teil tuleb tihedamini käia maal vanaisa juures, sest vanaisa lubab kõiki asju teha, peaaegu kõiki, no peaaegu kõik, mitte kõik, aga noh. Miks lapsel kunagi ei lasta miskit pärida, ei lasta nina nuristada, ei lasta küüsi närida. On lapsel omad veedel kasta ja oma aed on harida. On lapsel oma väike äri ja on mis maha ärida. Lapsel omad sotid seada ja mõõrud pillid neelata. On väike piip ja väiksed prillid ja keegi ei saa keelata. On lapsel pruut ja plaanid kindlad, et oma kodu rajada. On hoiukad ja hundikindlad, laps mõistab asju ajada, laps mõistab asju ajada. Nii, no tõstke. ma ei jaksa. Tõstke. Oot siia kohta tõstke. Aga ma ei saa tõsta, mul see 4. ja siia, pane siia. 3. ja 4. lüli läks vahetusse. Nii, nüüd on meil väga tähtis asi ära teha vaja. Kuidas me teeme, tüdrukud? Kas kõigepealt teeme tööd ja siis mängime või vastupidi? teeme mõlemad korraga. See on väärt mõte, kuidas ma ise selle peal tulin. Nii, see kast on toodud nüüd meil pööningult. See on üks väga vana kast, siin on igasuguseid põnevaid asju, kui te vaatate. Kui vana? No ikka mingi 100 aastat võib-olla tõesti ei ole, aga 300. Ei, näe, ja siin on igasugused 70. Ja vanaema palus meil, et me selle teeksime selle korda. Tolmust teeksime puudaks, kõik need kübarad paneksime tagasi pärast siia kasti ja kasti viiksime siis tagasi pööningule. See on mingi vana pakk. oi, vaata, millised ilusad kübarad. Oi, Need on nii imelised. Ja nendes kübarates on väikene võlujõud sees. See kohe kisub tantsima. Muide, kui meie vanaemaga olime nooremad, siis nagu me need kübarad pähe panime, nii kohe kiskus tantsule ja tantsule me läksime ka. Nii, vist sai enam-vähem puhtaks. Nii, oi!
kell on ikka hea koristada. ja nüüd on meil pööning koristatud, kindlasti vanaema kiidab meid selle eest. mina arvan ka seda. oi, noh, vihmapiisk kukkus mu ninale. näita. on jah vihmapiisk. teine ka. jälle, veel üks. no see vist tähendab seda, et läheb sajule. kas me peame nüüd tuppa vihmavarju minema? ei, miks, kui te just ei ole sohkurust ära ei sula. võite täiesti vahelt. muideks, see on nii väike vihmapill, ega siit suurt sadu ei tule. ma arvan, et võime täiesti rahulikult õues selle vihma üle elada. vanaisa, jaa, kas sina tead, kuidas vihm pilve sisse saab? muidugi tean. see käib niimoodi, et kui päike paistab, siis osa vett järvest või merest aurub ja tõuseb üles taevasse. jah, aga üleval taevas, seal on natukene jahedam õhk ja seal see aur muutub jälle veepiiskadeks. veepiisad kogunevad kokku ja moodustavad pilve. ja kui see veepiiskade arv saab liiga suureks, siis sajab see alla ja seda kutsutaksegi vihmasajuks. ja varsti muutub vihmast jälle aur. just see looduses käib kõik ringiratast. vanaisa, No. sa oled nii tark, Ohohoi. tead kõike. no ja kuulge, aga ma pean minema, paneme heitele kile peale, teie nautige vihma siin. Vau. Vau. Vihmapisad hüppeldes oma aega hindavad, tulegi soosinad, vihmatantsu kiidavad. Vihmapisad hüppeldes oma aega hindavad, tulegi soosinad, vihmatantsu kiidavad. Sest vihmavari vihmale on pehmeks tantsu põrandaks, plekkatas sammud vihmapisal kõlavaks. Vihmapisad hüppeldes oma aega hindavad, tulegi soosinad, vihmatantsu kiidavad. Vihmapisad hüppeldes oma aega hindavad, tulegi soosinad, vihmatantsu kiidavad.
olete? ei, tüdrukud. nii, öelge nüüd ausalt, kumb teile rohkem meeldib, kas päike või vihm? Päike. Kumb siis? mulle ka päike. Sulle ka päike? Ikka päike. No siis Päike, ma päike, arvan, päike. on paras aeg see vihmapilv ära ajada ja päike välja kutsuda. Klouni jaoks on see käkitegu, et saada see vihmapilv ära. Ainult, et ühest klounist ei piisa, vaja on vähemalt 3. Mina tahan kloun olla. Olgu, näe. aga mida me tegema peame? Kohe ma õpetan teile. Nii, klounid, tulge siia. Kui mina ütlen hookus-pookus vihmapilved laiali, siis tõmbame kõik kopsud õhku täis ja puhume vihmapilvede poole kõvasti. Puhume nad laiali. Olete valmis? Jaa. Noh, Väga valmis. 1, 2, 3 ja hookus-pookus vihmapilved laiali. Näe, mõjub küll. Proovime korra veel. Aga nüüd võtame kogu saali teie rahvast kappi. Nii, olete valmis kõik? Ja Väga hea. Nii, hookus-pookus vihmapilved laiali. Ja puhume. Näete, vihmapilved lähevadki laiali ja päike tuleb välja. Kas oli tore trikk? Jaa, see oli väga vahva trikk. teeme veel tsirkust. Teeme veel, aga selleks, et tsirkust teha, lähme toome asju juurde. Tulge meil Jaa. kaasa, tulge. Kas need on sul toas olemas? Jah. Mustkunstnik kloun, kes näitab teile kohe ühe väga vägeva triki. Mis trikk see on? Näete, Vaat, siin on üks pall. Näete seda palli? Näeme. Ma võtan selle palli ja panen selle endale paremasse taskusse. Nii, ja nüüd te peate ära arvama, kummas taskus mul pall on. See on ju selge. Noh. Paremas. No, Kuidas nii? Paremas taskus ei ole palli. aga pall on hoopis vasakus taskus. Nüüd teen mina triki. No, Ma panen selle palli no, oma vasakusse taskusse. kas me võime vaadata või? Ei. Okei, vaatame. Kas võib lahti teha? Ei. Kas võib lahti teha? Ei. Ta mängib üksinda. Ausalt Kas ma tohin vaadata? Ei. Kas ma tohin vaadata? Ei. Mitte nüüd, nüüd. Tund aega siis. Nii, Jee. Kummas taskus on pall? kummas taskus on pall? Vasakus. Mina pakun, et paremas. No mõlemal oli õigus, aga mõlemal ei olnud õigus ka. Üks pall on vasakus taskus, teine paremas taskus. Kuulge, te olete kõik nii head klounid, et me võime oma tsirkus teha. Aga lähme teeme siis. Lähme teeme oma tsirkuse.
me tegime väga vägevat tsirkuse tegime. See on kõige parem kogu maailmas. Jah. Aga vanaisa, Nii? kui sina väike olid, mida sulle kõige rohkem mängida meeldis? Minule meeldis mängida, oota, ma pean nüüd natuke mõtlema. Jah, mulle meeldis luurekat mängida, siis mulle meeldis teiste poistega koos onni ehitada ja siis me tegime puuokstest, pestsime väikseid loomakesi ja kiikumas käisime. Tulge siia, ma räägin teile. Nii, meil oli külas päris suur kiik, no ikka nii suur kiik, et lausa 10 last mahtusid sinna peale. Kas üks veel ei mahtunud? Üks lisaks või? Mahtus küll, tema istus siin hästi ääre peal, pidi ettevaatlikult istuma. Aga 12. 12, siis juba tulid emad ja isad, ei, rohkem ei tohi. Ja me kiikusime nii kõva hooga, et ükskord tegime isegi võllika. Teate, mis võllikas on? Tegime ringi ratast, jah. Kuulge, aga te võite tulla ju jaanipeole minu juurde. Paneme rahvariided selga, lähme jaanipeole, seal lauldakse ja tantsitakse ja väga lõbus. Mis te arvate sellest? Lahe. Me läheme sinna kindlasti. Ja kiikuda saab ka. Aga vanaisa, meie Elisabethiga tahaksime ka ühte laulu laulda. Tahaks laulda või? Me oleme seda kogu aeg soovinud. Kas ma tohin ka osaleda? Jaa! Olgu, mul täiesti juhuslikult, uskumatu, on klaver põõsas. Kas see on ikka klaver? See näeb kitarri moodi välja. See ongi kitarri moodi klaver. Nii, ja lisaks täiesti juhuslikult on mul üks tool. Kus sa selle said? Nii, ja ma panen selle siia. Vaatame, kas me saame tehtud. Muide, ma ei ole 20 aastat kitarri mänginud, ei tea, kuidas välja tuleb. Aga loodetavasti teie abiga saame hakkama. Nii. Aga võib-olla sa ei oskagi enam seda. No vaatame. Kui ei oska, siis on lihtsalt lõbus. Olete nõus, jah? Jaa. Nii, vaatame, mis sellest laulust meil saab. Ja näed, oskasidki. Ja tuli välja küll. Muideks, lapsed, kas te teate, minu vanaisa oli ka väga hea pillimees. Ja kas te teate, mis pilli tema mängis? Ta mängis klaverit. Ei mänginud klaverit. Muideks, ma ütlen sulle, ta mängis seda pilli, mille peal praegu Elisabeth istub. Ta mängis pinki. Pingipilli mängis, näed, see käis niimoodi, et vanaisa, ta oli pingimeister ka, tegi pingi valmis, kui tal oli veskilööl oli aega ja üle, tegi pingi valmis ja siis võttis kätte luuavarre ja hakkas sellega kraapima ja samal ajal laulis lõbusaid laule. Nii et äge pillimees oli mu vanaisa.
sõbrad või? Naabrist sõbrad. Jaa, see oli tõsi. Viitsin endale sõprasinaid. Oi, sa tantsisid ikka nii toredasti, jah? Jaa. Oi, lepatrinu lendas jälle mu käe peale. See on vist seesama, kes enne mu käe peal oli. Mina arvan, Elisabeth, et sa oled endale ühe toreda sõbra leidnud. Vaadake, kes sealt tuleb! Kullakesed. Tere, vanaisa. No tervist, kuidas sõit läks hästi? Läks hästi. Siis on tore. Kuidas te läks vanaisa juures? Väga hästi, meil ei olnud üldsegi igav. Siin oli nii tore. Rääkige, mida te tegite? Me vaatasime, kuidas mesilased mett korjavad, käisime kanavarbaid ja kukepükse otsimas. Tõsi? Me sõime jänesekapsaid. Me käisime matkamas. Ja seda kõike 2 päevaga. Jaa, meil oli kübarapidu ja me tegime tsirkust. Tõesti, nii palju jõudsite. Jaa. Jah, kui me jaanipäeval maale tuleme, ütles vanaisa, et ta viib meid kiigeplatsile kiikuma. Õige, kõik vastab tõele. Nii. Te Ja- tahaksite minna? Muidugi. No muidugi See te on võite nii minna, tore. sest mulle tundub, et teist on vahepeal siin maalapsed saanud. Jaa, vanaisa juures ikka kunagi lihtsalt igav. Ütlesin, et ei hakka. Emme vaata, ma leidsin endale väikse sõbra. Ta ei taha üldsegi mu käe pealt ära lennata. Kas ma tohin lepatrinu linnakoju kaasa võtta? No kullake, ma arvan, et see ei ole hea mõte, sest sellel lepatriinul on ju siin vanaisa aias oma kodu ja oma rajad ja tegemised. Ta oleks linnas kurb. Aga ma arvan, et paneme ta siia muru sisse. Ja ta varsti lendab kindlasti oma koju. Aga kui ei lenda, valva teda vanaisa, et keegi talle liiga ei tee. Just nii, vanaisa valvab lepatrinud, öövaringselt. Aitäh, vanaisa. Jah, nii, aga lähme istume pingi peale, natuke puhka ka jalgu. Ma saan aru küll bussiga. Tean, et olen sulle armas, mind sa püüdma ikka kärmas. Olen nõnda väikene, ära mulle haiget tee. Kodus sul on laaned aiad, kõige rikkad lilleaiad. Olen nõnda väikene, ära mulle haiget tee. Puhul punane ja siire, kaunilt musta täpiline. Kui mind lendu lasid käed, kohe seda siis sa näed. Musta külalisi tuulen, armas vastu võtta olen. Tahan sulle õnne, sõbrake, ära mulle haiget Tüdrukud, aga nüüd on teil ju siin maal 2 sõpra, keda vaatama tulla. Taadu ja Lepatriinu. Seal. Tada. Minu arust on neid sõpru peaks olema lausa 202. Ma aiman, mida vanaisa mõtleb. Me ei näinud kedagi. Te lihtsalt ei osanud sel hetkel vaadata. Kui tulete tagasi külla, siis ma teen teid tuttavaks omavahel. Kes nad on? Kus nad on? No üks on seal puu otsas, 2 tükki istuvad rästal ja mõned tiirutavad teil pea kohal. Need on ju linnud. Muidugi linnud. Kas te teate, et linnud ei luba võõrad endale lähedale Jah. ja lubavad ainult sõpru, keda nad usaldavad? Nagu mind ja teid nüüd. Ja kui tulete siia, ma õpetan teile lindude keele ka selgeks. Kas sa oskad lindude keelt? See on nii lihtne. Ütle meile midagi linnukeeles. No, näete seda kuldnokka seal, jah? Jaa. Tema laulab, kuulake. Tema ütleb, et ärkas just ülesse ja tuleb väga ilus päev.
ja vaadake need pääsupojad seal räästa all. Nemad siristavad tšu-tšu-tšu-tšu ja paluvad emalt, isa, tooge meile süüa, kõht on tühi. Ja näete, see Peo-Leo seal, tema vilistab ka. Tema räägib sellest, et on tulemas väga ilus suvi. Ja see Varres, see kaselagas, näed, tema räägib sellest, kuidas ta ühe juustupala näppas ära. Aga kust ta selle võttis? Vot seda ei tea, kust ta võttis. Prügikastist. emme, Kuskilt talust. oled sa väga kurb, kui me terve juunikuul maal vanaisa juures oleme? vastupidi, mul oleks selle üle väga-väga hea meel. Minul oleks ka väga hea meel. Nii et kokku lepitud, kohtume juunis. Tada, vanaisa. Ma ei lähe kuskile veel. kui kollane või lill on päike, soe lillelõhn juures on talv. Sa endale tundud nii väike, nii puude kui päikese all. Sa endale tundud nii väike, nii puude kui päikese all. Suur heinakõrts sulle on suur nii, kuid putuka jaoks on ta puu. On heinakuu, jaanikuu, juuni, kummas ikka maitsemiskuu. On heinakuu, jaanikuu, juuni, kummas ikka maitsemiskuu. Kui kollane